Hea vaataja, kui sa Jumalaga kõnnid, siis on tal sulle alati üllatusi. Järgnev juhtus möödunud sajandi 80. aastatel. Oli tavaline kevadtalvine evangeelne õhtu ühes Lõuna-Eesti koguduses. Palvel oli rahvast täis, vanemad, keskealised ja ka mõned noored. Koguduse koor laulis, järgnes tunnistus ja siis minu kõne. Ma ei mäleta enam, millest rääkisin. Järgnes eestpalvekutse. Selles palveles oli koori ees väike altarivõre. Põlvitasime kohaliku pastoriga koori pool, eespalvelise taga koguduse pool võret. Altaripalve lõpuks palvetasin ühe tagasihoidliku vanema naisega, kes kurtis oma elumurede ja haiguste üle. Nii on see ikka olnud. Jumal näeb inimeste usku, vahel ta vastab, aga vahel isegi üle ootuste. Kes palub, see saab, kes koputab, selle tehakse lahti, ütles Jeesus. Kuid see, mida mina järgnevate tundide jooksul kogesin, oli midagi, mida ma poleks osanud ei oodata ega paluda. Keset eespalvet tundsin korraga, et valguse ja soojudese sammas laskus aeglaselt, kuid tuntavalt üle mu pea ja ikka allapeale poole. Pealaest jalatallani, nagu kõlanuks see vanade vendade kõnepruugis. Mõtlesin, et see tunne tuleb lihtsalt erutusest või väsimusest ja läheb üle. Kuid pastori juures õhtus süües tundsin ikka veel, et olen nagu mingis soojas valguse silindris. Tegelikult kõnelesime päris tavalistest asjadest ja soovisime lõpuks üksteisele head und. Mõtlesin, et magan välja ja küll hommikuks läheb see seisund üle. Uni oli rahulik. Hommikul istusime taas laua taha, et süüa. Samas tundsin, et olen endiselt selles valguse ja soojuse sambas. See oli kuidagi eriti pühalik Jumala ligiolu tunne. Oli selge, et see ei tulnud õhtusest erutusest või väsimusest, vaid Jumala vaimust, kes oli tulnud, et kinnitada mind evangeeliumi kuulutuse teenistuses. Lõunaks see valguse ja soojuse sammas järk-järgult lahtus. Vaim oli selge ja eriliselt värske. Ees ootasid uued kogudused, uued inimesed, uued eestpalved. Ma ei tea, mida kogesid teised, kuid minu jaoks oli see Jumala kohaloleku ja reaalsuse kogemus, mis on aidanud tänini tema kutsumuses püsida. Võisin öelda ja võin ka tänagi öelda koos muistse laulikuga, kes ütleb 36. laulus 10. salmis, sest sinu juures on eluallikas. Sinu valguses me näeme valgust. Valgustagu see valgus meie kõigi teed taas kohtumiseni.